Tere hommikust meeskond, äratus on 24. jaanuar, kell on 7:30. Teisel mereväel valmistuda vahti astumiseks. Aega 15 minutit. Tere, mina olen nooremleitnant Indrek Kuusk ja ma olen Eesti mereväelaeval miinijahtija Ugandi relvastus- ja navigatsiooniohvitser, ehk siis ma olen valinud endale taktikaohvitseri ameti. Taktikaohvitserina on mu põhiülesanne laevas laeva juhtimine ja samuti ka meeskonna liikmete juhtimine erinevates olukordades, mis sõjalaeval ette võivad tulla. Näiteks ma võiksin tuua erinevad koostööharjutused nii omade kui liitlasüksustega, erinevad häire- ja hädaolukorrad, mida me siis ka igapäevaselt treenime, ja samuti ka merel laskmised, erinevad laskeharjutused on ka need, mida taktikaohvitser laevas korraldab ja organiseerib. Minu töö teeb eriliseks kindlasti asjaolu, et kui me räägime laevaelust, siis ükski päev ei ole täpselt selline, nagu oli eelnev. Ehk siis asju, mida teha, kohti, mida näha ja olukordi, mida kogeda, tuleb iga päevaga järjest juurde. Kui me räägime üldisemast pildist, siis mereväeohvitserile on väga paljud uksed avatud. Omast kogemusest võiksin siinkohal välja tuua, et oma mitte väga pika karjääri paari aasta jooksul mereväes olen ma saanud täita erinevaid ülesandeid nii laeva peal kui kaldal. Hetkel olen ma siis relvastus- ja navigatsiooniohvitser, kuid olen osalenud ka rahvusvahelisel pikaajalisel õppusel, täites logistikaohvitseri ülesandeid ja kalda peal näiteks operatsioonide keskuses lahingvalve vanemana hoides merel toimuval silma peal. See otsus, et minust saab mereväeohvitser, sündis tegelikult juba ajateenistuses, seda siis ajateenistuse viimastel kuudel, kui ma olin staabi sidepataljoni teavituskeskuse ajateenija, kellel avanes võimalus külastada mereväge ja tutvuda mereväelaevade ja siin tehtavate tegevustega. Ja nii-öelda see oli siis see aeg, kui ma natuke nagu mereväkke armusin, sest et mulle meeldib see, mida siin tehakse. Mulle meeldivad inimesed, kes neid tegevusi teevad ja mulle meeldivad need võimalused, mida merevägi ja kaitsevägi üldiselt pakuvad. Kindlasti oli otsustuskohaks ka see, et ma tean, milline on minu staatus peale seda, kui ma lõpetan Kaitseväe Akadeemia, kui ma olen õppinud ohvitseriks. Ma tean, et ma saan minna kohe tööle, ei ole enam mingit konkurentsi, vaid ma olen juba ametikohale määratud ja ma saan teha seda, mida ma olen äsja õppinud. Ja loomulikult see palk ja siis ka erinevad muud hüved, mis sellega kaasas käivad, on stabiilsed, on kindlad, on aastate jooksul järjest tõusnud ja pakuvad seda kindlustunnet, et ma tean, et ka paari aasta pärast, kui ma olen endiselt mereväeohvitser, on mul raha, mille eest elada ja perekonda üleval pidada, ütleme niimoodi. Eeldus mereväeohvitseriks saamiseks on tegelikult nagu igal teisel ametil, ehk siis kõigepealt peab endale asi meeldima. Teiseks, mis ma omast kogemusest võiksin öelda, on see, et peab olema julgus võtta vastu selliseid otsuseid, mis võib-olla ei ole nagu standardsed õpikunäited ja neid otsuseid tuleb vastu võtta sageli väga kiiresti, ehk siis selline kastist väljamõtlemisvõime. Ja kolmandaks ma ütleks, et inglise keele oskus tuleb kindlasti kasuks, sellepärast et inglise keel on mereline keel ja seda kasutame nii meie kui ka meie. Tulekaju! 12 vasakaju! Tuisupiir on 12 meeskonna kajut. Kogunemikoht luua pulti juurde. Kõik kolm! Ja sai muid kolm! Keskpunkt luua hangaari. Tekkinud! Sain, pange siia kolm maage selga! Tulemus see on pulst alla. Tekkinud!
nüüd! Üks mingi sinna taha poole. Elad koos meil. Elad moodust 4 sai. Paneme teki maad. Paneme teki maad, sai. Aage! Aage liigub. Kõik jaamad. Aage liigub, aage liigub, aage liigub. Tagumise kai juurest paistab all. Jah. Olen siis nooremleitnant Tartu Kaljurand, EML Ugandi vanemehaanik. Minu põhiülesanded on siis masinate ja seadmete korrasoleku kontroll ja siis säilitamine. Kui sillaohvitser juhib laeva sillast, siis tehnikaohvitser juhib laeva siit samast keskjuhtimispuldist siis masinate tööd ja siis me kasutame oma tehnikasektsiooni liikmeid, kelleks on siis motoristid ja elektrikud. Lisaks sellele on vanemehaanikul ka laevas häirejuhi roll. Laevas siis juhib näiteks tuletõrjehäiret koostöös kogunemiskoha ülema ja AG ülemaga. Likvideerida võimalik avariiolukord, milleks võib olla tulekahju, leke või siis mingi muu rike. Rõõmu pakub kindlasti see, et kui me täidame enda ülesande edukalt ja laev on turvaliselt ja tervelt ning koos meeskonnaga kodusadamas tagasi. Järgmine ereda moment on Läänemere suurimalt õppuselt Baltops. Seal siis olles vahimehaanikuna puldis tuli lahinghäire ja pidime väga kiirelt tegutsema hakkama. Ma teadsin, et me saame selle ülesandega hästi hakkama, kuna minu tehnikasektsiooni meeskond oli väga hästi kokku töötanud ja õppinud. Seal me pidime siis vastavalt checklistidele kiirelt lahti rullima näiteks tuletõrjevoolikud, paigaldama ära tekkidelt ohtlikud vedelikud ning laeva ära pimendama. Saime selle ülesandega suurepäraselt hakkama, kuna ma teadsin, et need mehed teevad professionaalselt selle asja ära. Ning tol hetkel siis ma mõistsingi, et see ongi minu kutsumus. Kui tehnika vastu mul tekkis juba lapsepõlvest, siis kui ma hakkasin võrri ja mopeedi mootoreid kokku ja lahti panema. Ja see huvi on siiamaani raugematu, kuidas seadmed töötavad. Merevee tehnikaohvitseri karjääri soovitaks sellistele inimestele, kellel on huvi tehnika, seadmete ja nende tööpõhimõtete vastu. Lihtsalt öeldes meil mehaanikutel on ütlus. Meie näeme karu kõhu sisse. Tähelepanu meeskond, räägib komander, Bravo Zulu, hästi tehtud, häire lõpp.